Ei jopsti, Miikal siin Super Sky pargis koos Mardiga, et õpetada teile uut trikki. Räägi Mart, mis trikk meil täna kavas on selgelt saada? Täna proovime ära õppida siis sideflipi. Milline see sideflip on siis? Sideflip on siis salto, mis läheb üle külje. Et siis täna me proovime õppida üle parema külje, aga tehnika sobib ka nii vasakule külje. Nii et seda saab teha siis nii vasakule kui paremale, jah? Mõlemale poole sobib. Okei, meie oleme juba soojad, tehke ka soojaks ja saamegi minna esimene sammu juurde. Räägi Mart, mis on esimene samm? Esimene samm siis ongi valida, kummale poolele sa tahad minna. Ja siis, kui oled saanud selgeks, kummale poole sul mugavam on minna, saame minna juba järgmise sammu juurde. Järgmine samm ongi siis tulla batuudi peale, seista. No nii, tee meile siis. Tõstad siis üles selle käe, kummale poole sa tahad minna. Käte liikumine siis käib nõnda parema käega, vasak käsi on sul siin all, parem käsi tuleb siis salto ajal siia alla. Proovime siis esimeseks asjaks teha lihtsalt üle külje kukkumise. Vaikselt kukud ja pisti. Üsna lihtne samm, mida esimeseks proovime. Olemas. Et kui see on sul selgeks saanud, siis võib seda sama liigutust teha lihtsalt kerge tõuke pealt. Ehk siis proovime väikse põrke pealt ka seda teha. Ehk siis alustad ikkagi nullhüppest, nüüd teed väikse hüppe. Nüüd tuleb püsti tagasi. Täpselt nii. Ja kui juba see tuleb ka sul mugavalt välja, muidugi seda tuleks harjutada nüüd mõni katse ikka natuke rohkem. Ütleme nii, et 10 katset, siis sul juba hakkab mugavamaks asi muutuma ja seejärel võib juba proovida siis täiesti üle pöörelda ehk siis jalgadele saada. Ehk siis järgmine samm olekski juba proovida püsti saada. Et väikse hüppe ette ja tõmbad lihtsalt hooga käe alla ja ongi olemas. Nii et kogu see salto hoog tuleb siis käest? Jah, kogu salto hoog tuleb just sellest käest, mille sa üles tõstsid alguses. Okei, vaatame. Kuule, sideflip on küll ülilihtne, soovitan kõigil see selgeks teha. Aga räägi Mart, kas on mingi viga, mida tehakse selle trikiga või see tundus praegu ülimalt köki-möki, et mis on see triki koht, millega võib eksida? Põhiviga, mida inimesed tahavad teha, on just see, et kui sa alustad seda sideflipi, et sa tahad hakata enda õlgasid keerama. Et kuna me oleme harjunud tegema saltosid tavaliselt ettepoole ja tahapoole, me õlad liiguksid nagu otse, siis külje peale saltol me peame nad viima otse küljele, et see on hästi oluline just siin, et see hakkaks enda õlgu keerama. Et ma võin näidata ühe sükse lihtsama vea, mida inimesed teevad sideflipi ajal, et ma võin näita nüüd ühe vale sideflipi, mis inimesed teevad. Et seda siis, kui nii välja tuleb, siis läheb midagi valesti. See oligi nüüd see õlgade keeramine, täiesti metsalehti. Okei, ehk siis õlad tuleb panna ilusti? Õlad tuleb hästi otsa. Okei, aga kas sa teeksid meile ühe ideaalse sideflipi, siis me saame panna aeg ideaalse sideflipi? Davai, võime teha. Teen siis nii ilusti, kui oskan teha. Viis oli päris hea. Põmm! No nii, tänane õpetus oli lihtne, konkreetne, loodame, et saate selle selgeks ja siis saategi video alla kirjutada, mis võiks olla järgmine triki õpetus. Kuule, aga sulle väike challenge, kas sa teeksid sideflipi, maandud ära ja kohe teistpidi sideflip otsa või? Jah, ikka, teeme ära. Jääni. No nii, ma proovin ka seda challenge'i. Ühe pool tehtud tuleb. Oi, meid valedasti. Nai! Olemas! Joo! No nii, väike mees sai 2 katsega selgeks selle, nii et proovige ka. Järgmine tüüp, kes sai selgeks selle paari katsega. Vaatame, kas on veel keegi. Jah, rohkem alla jälle. Järjest tulevad saidid. Ma soovitan sul. No nii, jätke meile like, share, subscribe ja näeme järgmine kord.